Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Oi jah, see kraaksuv vares iga kord mind tabab, kõditab mingist huvitavast kohast. Tere, kallid kuulajad, tere, kallid vaatajad, oleme taas siin EPA stuudios Ermis Tartus. EPA mees 2025, 7. korda ja meie Elmariga 7. saadet siin praegu tegemas. Tõesti? Juba 7, jah? Jaa, aeg lendab. Igatahes me ei tulnud siin rääkima, mitut saadet me oleme teinud või mitut me plaanime veel teha. Me tulime täna siia kokku, et korraks nagu siis vaadata sellele väiksele Eestile siis ülevalt alla, aga oleme siis toonud need mehed sealt alt, kust me ülevalt alla vaatame siia saatesse. Ja mul on hea meel siis tervitada Kõljala põllumajandusliku osaühingu taimekasvatusjuhti Karla Paomees. Tere, Karla! Tere! Ja paremal käel siin lähemal istub Põlva Agro taimekasvatusjuht Karel Toss. Jouki jau! Tere, Karel! Nii et me proovime siis täna Elmariga natukene paremat ülevaadet saada, et mis värk meil siis siin see aasta Eestis oli, et kuidas see väike riik saab sükene mosaiik olla, et ühel pool on sul ilus päike ja teisel pool on vihmapilved ja no püüa siis nagu aru saada. Just. Ja küsimegi siis Karla ja Kareli käest, et mis siis see aasta täpsemalt toimus ja võib-olla siis ka viimaste aastate kogemusel aru saada ka, et kui palju siis või drastiliselt me läksime sellest normaalsusest siis nagu eemale. Ja ma võib-olla isegi siin teie puhul, kuna see on konteksti mõttes väga oluline, hästi lühidalt selgitada ka ära teie tootmine. Võimalikult nagu ülevaatepõhiselt, kuna see tõenäoliselt paneb meie saate skaala oluliselt paika. Ja võib-olla hea point, sest et võib-olla äkki mõni juhuslik kuulaja, kes praegu Maalehe nii-öelda laivi vaatab, siis tahab võib-olla ka paremini aru saada. Et siis teeme kiire tutvustuse. Karla, sa võid alustada. Kus sa tuled? Ma juba ütlesin, kus sa tuled. Sa võid uuesti seda öelda. Ja mis te seal teete? Ühesõnaga tulen siis Saaremaalt ja Kõljala PÜ-st ja ühesõnaga oleme siis piimakarja kasvatajad ja toodan vilja ka muidugi. Ja Karel, kus kohast sina tood, mida sa kasvatad, karjatad, muud taolist? Mis seis on, mis värk on? Jouki jau, nagu ma ütlesin, et mina tulen Põlvamaalt, Põlvast, Passatiga ei tund siia, aga jah, meil on segatootmine, piimakari on siis põhiline, sissetuleku allikas ja natuke kasvatame vilja ka. Ehk siis suht koht sarnase tootmisolemusega, võiks öelda, kuidas te ise üksteisele nüüd otsa vaadates ütlete? Pigem teil on nagu trehvand selle valikuga, et teeme samat asja, aga erinevus kohas. No me lotopileteid ei osta, nii et me paneme kõik panused alati sellele saatele siia. Väga hea, see aitab meil siis teha tegelikult tänase saate, loodame, et see kulminatsioon on see, et me saame paremini aru, kuidas põllumajandus erineb Eesti erinevates nurkades, arvestades seda, et hästi lihtne on öelda seda, et meil siin väikses Eestis, et mis siin ikka. Ma arvan, et see väike Eesti on tänase saate järel väga palju suuremaks venitatud, vähemalt mõttelises mõttes. Igatahes ja võib-olla ongi siuke hea suupiste siia alguses kõikidele inimestele, kes kuulavad või vaatavad. Kui nüüd teie peaksite, Karel ja Karla, oma 2025. aasta hooaega kirjeldama ühe sõnaga, siis mis see oleks? Ilus. No, mina võib-olla ühe sõnaga siin ei piirduks, et ongi, kui ma peaks selle 25 aasta hooaja kokku võtma, siis pigem on see põllumajandusliku absurditeatri parim hooaeg. Et meil oli kõike, meil oli vihma, närvid ja komöödiat oli ka. Draamat, komöödiat, absurdi, just kõike. Et okay. 90ndate keskpaiga Eesti lemmikuim sõna, megamiks. Megamiks. Aga Elmar, mis sa arvad nüüd selle saate nagu fooni ja siukse suure pildi vaates, et kus me peaksime alustama? Kas teatrist või seal, kus oli ilus? Minu enda huvi on kohe eelnevatest vastustest lähtudes küsitada Saaremaa koha pealt, et vastus oli 4-täheline ilus, et mis on selle taga? Jah, okay. Teeme sellest alguse. Alustame Saaremaalt. Ja, et kuidas siis 2025 aasta ilm, meie kõige suurem, eks ole, investor Saaremaal kõiki seda külvi- ja koristusgraafikuid nagu mõjutas, et võid alustada sealt hooaja algusest külviaegadest peale?
no kui alustada, siis juba siis eelmise aasta külvist, et külvi aeg oli ideaalne, sest et ei olnud liik niiskust, sai ilusti külvid varakult maha ja kõik teised tööd sai ka tehtud ilusti. See on siis see 2024 sügis, jah? Jah, just. Ja talv oli meil ka selles suhtes soodne, et temperatuurid ei olnud väga külmad ühesõnaga ja seda liigvett ka ei olnud põldudel väga palju. Aga mida kevadel ühesõnaga edasi läks, hakkasidki vaatama, et talv oli pigem kuivem ja hakkasid põualaigud vaikselt sisse tulema. Et kummaline küll jah, et kuuled seal mandrimaalt, et nii hull on asi, eks ju. Siis mõtled ka, et mismoodi, et meil on siin juba osad põllud on kollased laigud sees, et mis vihmast räägitakse. Et kokkuvõttes oligi see, et vihma oleks võinud 10-2 nädalat varem tulla. Aga nüüd talvel, ütleme, või siis vara kevadel lumi nagu ära sulas, et milline siis see talivilja pilt välja nägi? Oldi talvitatud või kuidas? Ei, selles suhtes jah, põllupilt oli ilus, et talijodral esines veidike lumiseent, aga teiste kultuuridega ei olnud mingit probleeme, väga ilusad olid. Okei. Ja siis oli isegi väike kergendus ilmselt tuli, et jaa, oli küll. Asjad on talvitunud. Oligi, et kevadel oli lootused juba päris suured, et vaatasid, et kõik on nii ilus, temperatuurid jahedad, ilusti võrsub kenasti, aga sademid hakkas puudu jääma. See on siis nüüd, ütleme, aprill, mai, kui hakkas kevadkülvid pihta. Just, see maikuu ikkagi see oli see, jah. See on mai keskpaigas oleks võinud juba vihma tulla ikka. Et teil siis aprill ja mai esimene pool oli suht kuiv? Jah. Okei. Külvidega saite kõik õigeaegselt ja ilusasti hakkama? Saime, jah. Okei. Ja siis, kuidas siis need kevadkultuurid, kuidas nemad tärkasid? Ei, tärkamine oli selles suhtes ilus, et ta ei olnud ju selles suhtes nii kuiv, aga lihtsalt taliviljad nõudsid nii palju niiskust, aga jäi puudu. Suviviljad tärkasid ilusti ja nendega probleemi ei olnud. Okei. Teeme korra väikse reisi siis sinna Kagu-Eestisse ka sama ajajoones, et algame sealt 24 nii-öelda sügisest pihta, et kuidas see minema hakkas? Nagu tegelikult Karla juba rääkis, et meil samamoodi sügis või 24 aasta sügis suurepärane. Kõik soe, vihma tuli nagu parajalt nii-öelda saime kõik oma tööd väga kiirelt nagu ära teha ja kõik oli nagu super, et eelmine aasta isegi kui maisi järgi külvasid talinisu, siis isegi see mais nii-öelda tärkas sul nii-öelda umbrohuna nii-öelda talinisu põllu sees, et varem on niisugust asja nagu juhtunud, et algus tundus väga, väga nagu positiivne ja ütlegi, et kõik oli, või kõik eeldused olid nagu olemas, ja talv samamoodi, et kui me siit edasi lähme, et ka väga suuri külmasid on, ja kui oli, siis oli pigem ikkagi lumi maas ja kõik oli nagu hästi, ja ongi, et lund, kui jah, lund oli selles mõttes ju vähe, et mingid veeloike või lompe nii-öelda, mis tavaliselt ikkagi iga kevad on, et näed, et siin on nagu veelomp olnud ja seal nagu vili kasva, et kui me taliviljast räägime, siis seda see kevad nagu ei olnud ja ma olin väga positiivselt üllatunud kevadel, et kevadel nii-öelda see alguspunkt või stardipunkt on nagu väga hea, kõik asjad on ilusti võrsunud ja kõik nagu tippen-toppen, aga siis hakkas asju juhtuma, Nüüd me oleme aprilli-maikuus kuskil, jah? Jah, siis ma mäletan et ma tegin ühe niisuguse video ka, kus ma joonistan Eesti kaardi nii-öelda tahvli peale, siis seal või sellest hetkest nii-öelda ma juba põhimõtteliselt canceldasin Saaremaa ära, sest neil vett ei olnud tunda, et neil juba põualaigud on põldudel ja värk-särk, et aga meil põhimõtteliselt kõik nagu upub, et vihma järgi, et kevadkülv venis, ütleme, et kõik see, mis on nagu maha külvasid sinna muda sisse põhimõtteliselt, et päris siuke
päris kurb oli seda nagu vaadata, ja kui me üritasime nagu maisi külvata, mis jäi seal, ütleme, et siis mai teine pool on ju, kuni siis sinna juunini, et siis me vaatasime, et ei olegi võimalik, siis me pidimegi lõpuks teenuse ka endale appi kutsuma, et juhuslikult, kui on see mingi üks kuiv päev, et me siis võimalikult palju suudame nagu ära külvata, et ega seal nagu muud varianti nagu meie puhul ei ole, sest pinnad on ju suured ja ega see ajaaken on tegelikult lühike. Aga millal siis see vihm nagu tulema hakkas, et tihti on ikka see, et kui kevadel nagu kallab, siis on ka ju nagu mõnes mõttes hea, et sul on taimedel niiskust on ju. Aga millal see siis vihm hakkas tulema ja millal ta siis nagu jõudis sinna, et okei, et võib-olla nüüd võiks vähem tulla, kuni siis selleni lõpuks, et nagu et appi, et see vihm ei jäägi nagu seisma ja tuleb ja veits tekib nagu paanika. Ja mõtlen, ega suvivilja poole pealt, ma kasutan ka neid mullajaamu ja Paul Tehi omasid, siis just siin ka jälgisin ühte suviodra põldu, et külvasin ära, oli nii-öelda siis, oli kerge siuke, paar päeva oli kuiva anda, sai ära külvata ja siis peale seda nii-öelda põhimõtteliselt peale külvi kogu aeg põld oli nagu liigniiskuse käes, et vett oli lihtsalt kogu aeg nii palju. Mai kuskil? Jah. Mai algus, keskpaik? Mai algus kuni siis põhimõtteliselt, ma ei tea, sinna juulini välja põhimõtteliselt, et oskate mõõte kanda, et mis me millimeetrites räägime siin? Ma võtsin kokku küll nii-öelda need sademete andmed 1. aprillist kuni siis üleeilseni, et ma panin paberi peale siia kirja, et 25 aastal, et me oleme saanud 600 millimeetrit sademeid. 1. aprill kuni tänaseni, jah? Jah, põhimõtteliselt tänaseni või siis üleeilseni või mis iganes on, et 600 millimeetrit, kui meil enam-vähem aasta keskmine ongi seal 650 juures on, siis meil on põhimõtteliselt aasta norm on juba täis on, aga sügis on ju veel ees on, et oktoober, november on ju detsember, et või talv ka siis on, et tegelikult mega palju sademeid on. Ja siis ma võtsin ka tegelikult eelnevate aastate nii-öelda sademed välja, et 24 aasta oli tegelikult sademeid 643 on ju, selleks samaks jooksvas kalendris, jah, ütleme samaks, ei mitte kalendris, vaid samaks perioodiks 1. aprill kuni siis üleeilseni, aga siis eelmine aasta ehk siis 24 on ju. Ja aga siis oligi nii, et enne augustit oligi tund 400 millimeetrit on ju, aga siis oligi augustis tuli, või ta oligi juuli lõpp, augusti alguses, siis tuli 200 millimeetrit tuli sul 24 tunniga maha, et see oli nagu ka päris siuke hull, sai igal pool ujumas käidud põldude peal, et see oli nagu ka väga huvitav kogemus on. Ja siis võtsin ka siin 23 aasta ka täpselt sama periood on ja oli siis 459 ja 22 aasta 413. Okei. Tegelikult siuksed põuased aastad ja tegelikult on ikkagi jah. Üle poole korra ikkagi nagu rohkem sama perioodi peale siis? Põhimõtteliselt küll. Okay. Et pigem jah, päris korralik. Ja siis ma vaatasin ka seda, lihtsalt seda sademete nagu jaotust ka timeline'il, et see ongi siuke oligi, kevad oli kuiv ja siis ütleme, et alles siis augustis hakkas selle sadama siis, kui see koristusperiood on. Et enne oli pigem oligi kuiv, et mõned üksikud sademed ja siis alles hiljem, aga see aasta oligi see timeline jooksk, et pidevalt oli kogu aeg vihm. Okay. Et see tegi nagu selle asja keeruliseks. Lähme käime korra Saaremaal ka, et nüüd külvid on maas, eks ole, veidike juba hakkab just vastupidi, et vihma ei tule üldse, tekib vastupidine paanika, et mis saab? Et kuidas teil nagu edasi seal läks ja kuidas see nii-öelda taimekasvu mõjutas? Ega selles suhtes, et ega me ise ei saanud sellele enam midagi teha, et tuli oodata ja loota, millal tuleb ükskord, et enamast, üldiselt oli põllupilt ilusad, mingid põuakartlikud maad olid just kõige hullemad, et seal nagu oli see, et tuleb jälle vilets aasta, et ei saa, et jälle saake kätte. Aga seal kuskil juuni esimese nädala või jooksul äkki tuli siis see kaua oodatud vihm ära, et siis mõtlesin, et midagi ta päästab ikkagi ära, et kõige hullem see asi. Mäletad, kui palju tuli siis?
minu arust oli ta üle 20 mm, tuli ikkagi vähemalt korraga ära, et okei. selle eest sai jälle tükiks ajaks. Mis see edasine kulg siis nagu teil oli, et kas siis panustasite veel taimekasvu või pigem nagu vaatasite, et tuleb see, mis tuleb? No ega siis oli juba hilja nagu panustama hakata, et ta oli juba nii aeg oli hiline, et ei olnud seal midagi, mis pole enam mõtet panna midagi. Okei. Ja kuidas siis samal ajal nagu see silotegu õnnestus? Silotegu meil õnnestus selles suhtes hästi, et esimest niite me lõpetasime mai lõpus ära ja see oligi, nädal aega läks mööda, tuli ilus vihm peale ja siis peale Jaane hakkasime kohe teist niidet tegema. Selles suhtes silo tootmise poolest on ikka suurepärane aasta. Jah, et see niiskus ikkagi räigelt ikka soodustas seda nii-öelda. Just. Ja kuidas koristus kulges? Esialgu oli koristus ikkagi kerge, aga seal augusti keskpaikas hakkas nende vihmadega kogu aeg jäntima, et oli keeruline. Tekkiski tunne, et ei tea, mis ajal me lõpetame see aasta, aga 6. septembril pakkisime kombaini ära. Aga kui võrdled nagu varasemate aastatega, siis kui... No kui eelmist aastalt näiteks võrrelda, siis oli... koristus lõppes ju augusti lõpus ikkagi, mingi 2 nädalat varem põhimõtteliselt. Ja see aasta algas ka siis nagu hiljem natuke? Algas tegelikult, alustasime 3 päeva varem. Et lihtsalt venis siis seetõttu, et nendel märgadel päevadel ei lubanud võtta lihtsalt? Just. Okei. Ja kuidas, kui me räägime nüüd korraks sellest ma ise nagu helistasin ja rääkisin ka päris paljude põllumastega, et kuidas see nagu seda tera kvaliteeti ja kõike seda nagu mõjutas, et kas pidite ka tegema mingeid mööndusi siis nagu kvaliteedis? No meil oli selles suhtes, et kuna saagikused olid suured, siis proteiin jäi madalaks selle tõttu. Aga ülejäänud kvaliteedi näited olid ilusad. Seega see tuli puhtalt selle saagikuse arvelt. Just. Ja kui võrrelda, ütleme siis see kõljala sellist 5 aasta nagu keskmist, siis kas mõni kultuur nagu õnnestus see aasta paremini või kuidas? Kui nüüd selle aasta kultuure mul võrrelda, siis ütleme, et nisu ja tritikaale andsid nagu kõige parema saagi ja kõige kehvemaks jäi rukkis millega pärast, et kui ma seal põlde seiramas käisin, siis oli näha, et ikkagi pead on kohati tühjad või on mõned üksikud terad küljes, et kas siis lihtsalt selle tolmlemise ajal oli siis kehvem ilm või ei täpselt ei oska öelda. Okei. Tuleme siis korra siia Kagu-Eestis jälle tagasi, et sa Karel juba sellest nii-öelda sademetest nagu rääkisid, aga meenuta võib-olla korra siis seda nagu aega, kui koristus käis ja selle kiustega, eks ole, rapsid maha, võib-olla vahekultuurid maha, võib-olla mingid muud taliteraviljad maha, et mis siis parasjagu nagu toimus, missugused need nii-öelda igapäevased hommikused koosolekud või siis nagu otsused olid, mis nagu vastupidi võtma, et võimalikult palju päästa? Ega see sügis külv hakkaski tunduma kui selline talvine lootus, on ju. Aga eks me peame ju optimistid olema ja lootma, on ju, et kui me seda nagu põllumehed üldse, et kui seda ei oleks, siis me võiks kohe pillid kotti panna, on ju, et eks me ikka loodame iga aasta, et järgmine aasta on parem, on ju. Või siis homme on parem, on ju, aga nii ta päris ei ole, on ju, aga kui Saaremaal, nemad said seda silo ja kõiki asju teha esimest niidet ja seda, siis mina tegin silo põhimõtteliselt esimest teist niidet vee sees, on ju, et see oli päris siuke kurb või ma ei mäleta, et kuna ma oleks teinud esimest niidet, teist niidet nagu nii märjana, kui ta nagu on olnud, on ju. Aga jah, koristus või külv oli selles ka siuke, algus oli nagu pigem palju lubav, et oli korraks siuke mingi periood, kus me saime ikkagi siin taliotre midagi nagu võtta, on ju. Ja aga siis hakkas jälle nagu tilgutama, et kogu aeg nagu tilgutas ja siis kuna me peame põhku ka hästi palju tegema, on ju, siis siis see tundus nagu nii lootusetu, et ma nagu vahepeal mõtlesin, et täiesti peks, et
kus me selle nagu põhu saame, et või kuidas me selle põhu kuivaks saame põllul, et tegime ka siin isegi mingi investeeringu, et põhku kiiremini kuivatada, et see oli nagu ka ainukene lootus, on ju. Aga see peab ju nagu tegema, on ju. Korraks lihtsalt pakise põhu kuivatamine ja see teema lahti, et mis need seal riskid on ja kuidas te siis lahendasid seda? No ega selles mõttes, et me tegime selle investeeringu, et me soetasime nii-öelda siis vaalupööraja, on ju, et kui kombaini tagant nii-öelda see põhuvaal jääb maa, on ju, siis kui see nüüd vihma saab, on ju, siis see tahab hästi selle vihma endasse imada, on ju, kui sul ei ole seda, ütleme, tavaliselt nii-öelda ta kuivab siuke 2-3 päeva, kuivab nagu niisama olekus kuivab seal põllus, on ju, aga kui meil seda nagu ei ole, kui meil on ainult 1,5 päeva, on ju, siis me peame selle nagu kiirelt nagu kogu aeg ümber keerama ja segama kogu aeg, on ju, et ta ära kuivaks. Et see oli ikkagi paras challenge ja eks kui ta seal ikkagi pikemalt aega seal põllu peal on, et eks seal on ka nagu see hallitamise pool hakkab mängu tulema ja kõik nagu see on, et see tegi nagu päris sukeseks murelikuks on, et kuidas vissudele mingit põhku alla saada on. Kas see investeering nüüd täna siin laua taga istudes on andnud oma tulemuse oodatu või kuidas sellega läks? Põhimõtteliselt see oli, kui me ta kätte saime, siis me saime juba mingi pärast 2. või 3. päeva saime aru, et see oli nagu money well spent, et ülihea nagu investeering ja ega järgnevatel aastal saame ka ju seda kasutada, et see ei ole nagu mingi siuke 9 aastaks, vaid ega ta annab ka järgnevatel aastatel nii-öelda kasutada, aga lihtsalt kas on nii palju seda vaja kasutada, et ei tea, aga vähemalt on olemas. Kas teil põhuga oli sarnaseid teemasid? Oli küll ja tegime täpselt samamoodi sarnase investeeringu, et lihtsalt oli keeruline, et kohati oli toores sees ja sa pidid seda pöörama. Jah, me mõlemad tegime selle investeeringu, et Karla tegi vähe teistsuguse aparaadi soetuse kui mina, aga põhimõtteliselt teevad nagu sama tööd. Ja ma tahtsin küsida, sa võib-olla osaliselt vastasid, aga küsin uuesti, et kas see on nagu siuke tööriist, mille sa soetad ja teed oma töö ära ja siis paned müüki või nüüd pigem on see reaalsus, et siuksed asjad võivad juhtuda ja siuke tööriist peab olema? No meie ikkagi seda maha ei müü, et seda läheb edaspidi ka tarvis. Ei ega meil täpselt samamoodi, ega me muidu segasime lihtsalt tavalise 2 kettaga vaalutiga seda põhku, aga see ei ole nii efektiivne ja me ei suuda seda vaalu nii hästi nagu ümber pöörata, et see oli nagu siuke investeering ja eks iga aasta on mingid siuksed vihmased perioodi siin koristusaeg, et läheb nagu nii seda vaja, et ja et osalt siis nagu olemasoleva tehnika nagu parendamine, et on võimekus, ma saan aru, kõrgem ja teisalt on ka see, et reaalne olukord võrreldes aastatega on lihtsalt viinud sinna, et sa peadki hakkama tegema asju teistmoodi, eks ju. Just, jah. Kohanemine, eks ole, jah. Innovatsioon. Täpselt. Aga räägi korraks siis, ütleme siis sellest Põlva nii-öelda nendest kultuuridest ka, et põhimõtteliselt tegid silo see aasta, eks ole, järve seest, et kas see silo nagu pärast kõlbas ka kuskile ja kui me räägime nendest nii-öelda vilja kultuuridest, eks ole, teraviljast või õlikultuurid või mis iganes, et kas siis saite sealt üldse midagi nagu kätte ka või mis see tulemus lõpuks seal oli ja võib-olla, et kas midagi siis üldse õnnestus või mitte midagi ei õnnestunud see aasta? Kui ma võtan seda, et siloga me ütleme, et võib nagu rahul jääda, samamoodi, eks lihtsalt see periood, kuna sa pidid nagu, kaua sa seda tegid, et kogu aeg sa kaarutad ja segad seda, et seda kuivemaks saada, et nad on, päeva lõpuks nad on ikka nagu märjad, aga nii-öelda proovi vastused on selles mõttes nagu head, nad lihtsalt on nagu märjad, et eks see nagu teistpidi suurendab ka meil seda põhuvajadust, et mida ka nagu jäi veel nagu selles mõttes puudu nii-öelda eesmärgist, aga õnneks mitte palju, aga ikkagi, et ja mis puudutab teraviljakultuure, siis ütleme, et siuke peaaegu 3 olid ikkagi, saagid olid väiksemad, ainus asi, mis siin võib-olla üllatus oli mulle ka tegelikult üllatus, et nagu nii positiivset üllatus oli nagu taliraps, et ma ei tea, saime nagu ka, meil 1000 hektarit on talirapsi, meil tuli ka 3,2, 3,3, 3,1 midagi siukest tuli keskmine, et ma arvan, et sellega võib nagu väga rahul olla, et päris hea. Aga kui panna korraks see nagu 5 aasta skaalasse, et kas siis pigem on nagu
keskpärane, over või under? Kui sa mõtled kõiki kultuuri jah, ütleme, alistame võib-olla rapsist, eks ole, aga siis võid seal nagu teisi juurde tuua. No kui ma mõtlen rapsist nii-öelda, siis rapsisaak oli ikkagi 5 aasta lõikes oli ikkagi parem. Muidu ta on ikkagi seal 2,8 või siuksed numbrid on, aga spind on enam-vähem nagu sama on, aga jah. Küsin võib-olla rapsi puhul lihtsalt, mäletan, teid tabas mingisugune eelmine aasta äkki tabas mingi täiesti juhuslik -7 või -8 kraadi maikuus vist öösel, eks ole. Ja siis, kui ma õigesti mäletan, siis olid need rapsipõllud niimoodi, et nõks. Jah, täpselt, et raps oli nii nagu külmunud, et seda said nagu ära murda. Ja siis teisaks tuli mingi ju meeletu mingi putukate rünnak samamoodi, et see pani ka nagu oma põntsu, et see aasta samas oli ka nagu külma, aga ma ei tea, need kultuurid või sordid tähendab, mis see aasta nagu said nagu valitud või siis eelmine aasta, et need nagu pidasid seal vastu, sest see külm oli vähe nagu teistsugusel ajal, et eelmine aasta oli täpselt nii-öelda enne õitsemist, aga see aasta oli ikka grammikene varem, et see nagu ikkagi päästis seda meie olukorda. Okei. Karla, kuidas teil, ütleme siis, a la 5 aasta nagu keskmise mõttes, et kas oli üle pika aja jälle hea aasta või kuidas need kultuurid nagu paigutasid sinu jaoks? Nii kvaliteedi kui tootluse mõttes. Ütleme, et 5 aasta jooksul keskmisena siis kõige parem aasta ja siuke, ütleme, tonn-poolteist ikkagi keskmine saagikus kõikide kultuuridega, et rohkem, et võrreldes nüüd eelmise 2 aastaga, siis saagi lisa oli kuskil 2,5 tonni. Eelmistel aastatel teil ikkagi see nagu põud ikka jõudis ka teieni ja võttis ka pigem. Eelmine aasta oli üldse keeruline, et ju põud ja talv võttis taliodra ära ja keeruline oli. Kas teie ka saite maikuus mingisuguse juhusliku miinusega pihta või teid see ei puudutanud? Saime küll kergelt, aga meil nagu selles suhtes sellega väga probleeme ei olnud. Et põllu peal jääraps ei olnud? Ei olnud, jah. Okei, väga hea. Aga nüüd, kui korraks nagu, need asjad nagu on selgesti, et kuidas te ise nagu seda näete, et need looduse sellised tsüklid või sellised nagu mustrid, mis on hakanud nagu toimuma, et meil ei ole nagu, ütleme, võib-olla Saaremaal see aasta oli üle pika jälle nagu hea aasta, eks ole. Ilmselt pubis kõvahäälega ei tasu rääkida see aasta, aga kui võtame Põlva, et on olnud nagu põuad, nüüd on hästi liigniisked, et kas need nagu on siis nagu uus normaalsus teie jaoks juba, millega peab siis nagu kohanema või milline teie tunnetus nagu on? Ma ei tea, selles mõttes, et keeruline on kohaneda sellega, mida kui sa ei tea, mis asi tuleb, et kas tuleb sul põud või tuleb liigniisk, et need 2 täiesti erinevat asja ja need 2 täiesti erinevat lähenemisviisi, et kuidas sa nii-öelda asjadele lähened, eks ikka selles mõttes teeb nagu ettevaatlikuks ja eks väga sellised kaalutletud otsuseid tuleb teha, et mis puudutab ma ei tea, väetamist, taimekaitset, mida iganes on, et külvi ajastamist on, et hästi siuke, kuidas ma ütlen, sa pead nagu tegema mingisuguseid järeleandmisi kogu aeg, aga selles mõttes sa ei tea ju kunagi, kas tuleb põud või tuleb liigniisk aasta, ega ma kevadel mõtlesin ka, et tuleb täpselt samamoodi siuke liigniisk aasta, sest tegelikult mitte liigniisk aasta, vaid kuiva aasta, just, vabandust, sest kevad iseenesest oli väga petlik, ja tegelikult pigem ta pettis nagu paljusid nagu põllumehi, kes seal nagu Lõuna-Eestis on, et oli kõik siuke, viljad olid ilusti võrsunud ja kõik oli nagu tippen-toppen, ja vaatasid seda, et nüüd võiks nagu väetist anda ja võiks see nagu siuke rekordaasta nagu ära tulla, aga mida ei tunda, oli see rekordaasta, et samamoodi viljelusvõistlusele ka nagu läksin ühe põlluga nii-öelda panustasin päris korralikult, et normaalne miinusprojekt, aga ongi, kes nagu ikkagi kogu pinnaga panustasid niimoodi, siis need ikkagi praegu ikkagi selles mõttes siplevad, et eks see ongi keeruline ja mitu siukest keerulist aastat on veel nagu olnud minevikus ka, et see on nagu siuke päris karm.
lapid veel eelnevaid auke nii-öelda, eks ole. No pigem see nagu miinus nagu süveneb, on ju, et siin Lõuna-Eestis on, et see on nagu karm. Kas võib olla, et tahtsid siit küsida seda sama küsimust edasi? No ma tahtsin Karla vaadet korra ka aru saada, et kuidas sina näed nagu seda nii-öelda neid looduse mustreid? No keeruline niimoodi vastata selles suhtes, et meil sellist probleemi ei olnud. Et meil on pigem ikkagi see, et aastast aastasse iga aasta on kuiv. See aasta lihtsalt tuli, niiskus tuli varem, et mis nagu päästis, et meil jah, meil liigniiskust, ma ei tea, mis asi see üldse on. Ometi meri igal pool on. Meres on liigniisk. Okei, jah. Ja ma ise hakkasin selle peale mõtlema, et sellises suures foonis Eesti põllumajandus, kui nimetame seda, me kuuleme, et meil on 3. aasta raske. Et me praegu keskendusime paljuski nüüd sellele 3. aastale, kus te mõlemad tegelikult ütlesite, et oli paljuski sellist üllatust ja positiivset just selles võtmes, et kas ja missugune osa sellest võis olla nendes kohtades, mis oli positiivne, selline õpitud eelnevast 2 aastast mingisugune tegur? Või oli see lihtsalt see, et jällegi läks selle kliimamuutusega tulenevalt nende maksimumide, või mitte maksimumide, et ekstreemsuste nagu nihkumise suunda? Et oli see vedamine või oli seal ka mängus natukene seda, et oli niisugust õpimomenti? Karla, sa võid... Jah, kuidas ise soovite? Las Karla alustab. Okei, ühesõnaga ütleme niimoodi, et ei oskagi öelda, et me midagi õppinud, et lihtsalt, et kuna ilm tuli meile vastu see aasta, siis ei oska järgmisest aastast midagi kaasa ka võtta niimoodi, et Kas midagi oleks teisiti ka teinud? Nüüd tagantjärele tarkus? Ei, kui nüüd niimoodi mõelda, siis ikka väga ei oleks teinud. See on päris hea aasta ju. Kui nii vastu. No nagu sa ütlesid, et ilus. Just. Jah, ilma vastu ei saa. Tõsi, jah. Jah, katust põllu kohale ei pane. Veel mitte. Aga Karel, kui sina vaatad siis nii-öelda enda kantsi, et kas seal on midagi nagu kaasa võtta järgnevateks aastateks? No põhimõtteliselt ongi, et esimene õppetund on, et ära usu ilmateenistust rohkem kui oma vanaema reumavalusid, on ju. Aga jah, selles mõttes ka, et kui sa nägid, et kevadel pilt oli ilus, on ju, ja sa teadsid varem, et eelnevate aastate põhjal nagu tuleb põud, siis sa läksid nagu koheselt ja hästi kiirelt kohe nagu väetsid panema, et seda viimast kevadist nagu niiskust ära kasutada, on ju. Aga kui tagantjärgi vaadata, siis kõik oligi nagu valesti, on ju. Et oleks pidanud tegema vähe nagu ikkagi tagasihoidlikumalt. Selles mõttes me tegime nagu nii tegime niisuguse tagasihoidliku plaani, on ju. Aga ikkagi, et oleks võinud nagu veel rahulikult sealt seda kogust nagu vähemaks võtta ja see ajastus oleks võinud ka olla nagu hoopis teine, on ju. Et eks see ongi niisugune, kas sa saab midagi siit õppida või saa, on ju, aga see on lihtsalt pigem kui niisugune sa saad selle lihtsalt kõrva taha panna, on ju, et jah. Ma mõtlen seda, et vaata, me siin teistega rääkisime ka eile, et kui me meenutame korraks nagu aprilli, maid ja justkui nagu juunit, siis tegelikult oli veel ju selline tunne, ma ei tea, võib-olla siis Lõuna-Eestis ei olnud, aga kuskil oli ikkagi nagu selline tunne, et nüüd nagu siit tuleb, vaata, siit on kohe nagu tulemas, on ju. See oligi kevadine pilt oligi siuke. Minu arust farmer Tõnis ka ju tahtis peaaegu neid saagirekordi nii-öelda lubadusi siin andma, aga ta õnneks vist sai sõnasabast kinni, on ju. Jah. Et ma ütlen, et justkui nagu pidi nagu tulema, aga siis lõpuks on ju ei tulnud. Et kas siis tuli küll, põhku tuli hästi palju lihtsalt, aga saaki nagu sinna, mis punkrisse peab jõudma, seda ei olnud. Aga kus see saak siis jäi? Mis nende taimedega seal juhtus siis? Aga meil oligi see, et ma võtan näiteks selle sama viljelusvõistluse põllu, on ju, Tallinna isu, on ju, siis sa võtad selle terad nii-öelda kätte ja sa vaatad neid teri, siis sul on niimoodi pooled terad on lihtsalt nagu pudi. Hästi peen, ongi peen tera täiesti, et see nagu, see ei kõlba nagu kuhugi, on ju, et ja siis hakkad nagu fantaseerima, et aga kui see pool oleks ka nagu veel
nagu korralik seeme, siis mis see saak nagu siis oleks, on ju, et kui sa said sealt mingi 6 tonni said nagu viljastuspõllult nagu saaki, siis see ei ole nagu mitte mingi saak, on ju, et pigem see number peaks seal 10 hakkama, on ju, aga siis ongi, et kui sul pooled terad on lihtsalt ongi nagu tühjad või ei olegi nagu normaalselt nagu täitunud, siis siis seal ei saagi nagu saaki olla, on ju, aga oligi, mis meil oligi hästi palju, oli lihtsalt põhku, on ju. Et kui ma võtan seda põhu kogumist ka, siis see tuligi pigem see pind nii-öelda, millelt me selle põhu saime, oli nagu niivõrd väike, et võrreldes siis eelnevate aastatega, kus ma olen pidanud ikka palju rohkem vaeva nägema või palju rohkem hektareid läbi hekseldama, kui siis nüüd see aasta. Okei. No siis ütleme nüüd, et süüa nagu oli taimel? Tal oli. Vett oli? Aga liiga palju. Ja aga tal ei olnud siis õhku, jah? Jah. See oli see nagu puudub ja ka soojust siis, jah? Jah, soojus ka, jah. Sest et kui ma ise mõtlen, siis tegelikult see... Ja selles mõttes ka päikest, kui ongi, tal ei olnud sooja ja tal ei olnud päikest ka, on ju. Jah, et seest ta nagu suvi ju saabus tegelikult vist äkki juulis ja oli vist nädal või 2, eks ole? Jah, oligi paar päeva, oligi see siuke hästi kuiv periood, oligi minust 2 nädalat, on ju, et mäletan, mis tegin 3. niidet äkki sel perioodil, on ju, et siis oli nagu 3. niide oli nagu hästi, on ju. Ja mina räägin suvest, eks ole, ka siit nagu Tartumaa perspektiivist, aga kuidas Saaremaal, kas seal oli suvi terve suvi siis? Ei, selles suhtes ei olnud, et ikkagi tegelikult oli ta suvi jahedapoolne. Et seal korra oli seal 28 kraadi sooja, aga enamasti oli ikka seal 20 alguses ja alla selle isegi. Aga nagu kevadene temperatuur oli, et pigem jahe, eks ju, aga ta oli soodustus võrsumist. Põhku tuli see aasta päris palju. Ja lihtsalt terasid ei tulnud siis põhimõtteliselt? Ei, meil tuli terasiga. No tähendab, jah, vabandust, jah. Ma olen siin mandri selles mandri nagu teemas nagu nii-öelda sisse. Ja me oleme väga ka tera sees, nii et ma võib-olla hästi lühidalt, meil küll aeg hakkab vaikselt otsa saama, aga te võite nüüd parandada, kui ma rumala küsimus küsin, aga kuidas karja poole pealt oli? Kas see ka kuidagi mõjutas selle nagu taustal? Piima tootmist? Ma ei tea, ega selles mõttes, et piima tootmisega ega ongi, lehmal on ka ju keeruline olla seal kuuma käes, on ju, et kasutan ka ventilaatorid ja nii-öelda seda vett, on ju, et neid loomi nii-öelda jahutada, on ju, selle kuumaga, on ju, aga see aasta seda nii intensiivselt tegema ei pidanud, on ju, ja selles mõttes, et see nagu piimatoodangule sükest negatiivset mõju ei avaldanud, on ju, et nagu ta siin varasematel aastatel ikkagi kuum ja põud ja kõik mingi süke, et see on pigem toonud selle piimatoodangu alla, aga see aasta pigem ta püsis ikka läbi suve süke suht stabiilne. Ja Saaremaal? No nii palju, kui ma tean, et siis ikkagi lühiajaliselt oli see kuumastress loomadele, aga üldiselt oli okei. Üks küsimus läks meelest nagu küsida, et ma tahtsin korraks seda agroonemõõdet ka küsida sinu käest, et vaata, teil on tootmisüksused, eks ole, seal Põlvamaal, Valgamaal ja Pärnumaal, ja kindlasti nagu regulaarselt, eks ole, nende nii-öelda taimekasutusjuhtidega nagu teete miitinguid ka, et kuidas seal nagu need hooaja jooksul need miitingud olid, et kas tuli igalt poolt see sama jutt või oli seal ikka ka erinevusi sees? Pigem suhteliselt nii-öelda sarnane, aga pigem seal erinevused tulevadki nii-öelda mullastikust, on ju, et meil selles mõttes Lõuna-Eestis on meil ju mäed, järved ja on ju jonn, on ju, et see viimane just päästab meid, on ju, et aga jah, Põlvas nii-öelda vett küll oli palju, on ju, aga samas ongi head mullad ja tublid inimesed, on ju, et kes siis ei lase sellele vihmal nii-öelda tuju ära rikkuda, on ju. Et samas kui nagu Hummulis oli vesi üle põlve, on ju, siis Vändras oli üle traktoristme, on ju, et see on nagu veel hullem, on ju, et ja meil selles mõttes Põlvas õnnestus ikkagi selle koristusega nagu paremini, on ju, et Vändras, ma ei tea, võib-olla nüüd tänast seisu ma ei tea, aga neil mõni päev tagasi oli veel midagi koristada ka veel, on ju, et kuna seal lihtsalt ongi, vesi on lihtsalt põldude peal ja see ei lähe ära, on ju, et see on nagu... Ja see on hästi savikad mullad, eks ole? Just. Et meil ikkagi see nagu vesi ikkagi läks nagu ära ja nagu väga hullu nagu probleeme see meil ei tekitanud, on ju, lihtsalt oligi see, et ta lihtsalt kogu märg, on ju, aga seal sa füüsiliselt ei saa põllu peale lihtsalt. Okei. No
võib-olla lõpetuseks siis selline mõte teie käest, et kui te peaksite siis oma nii-öelda piirkonnast rääkima, siis kui lõpetage siis lause, et minu piirkonna suurim tugevus on? Minu piirkonna suurim tugevus on sitkus, ehk siis Lõuna-Eestis me ei kasvata ainult vilja, vaid kasvatame ka iseloomu. Et kui meil kasvab nisu, siis see on karastunud, et nagu meie endi huumor vihmases augustis. Järgmine aasta Põlva puhul räägime ka siis iseloomusaagist, eks ole? Just, täpselt. Ja et Põlvamaa suurim ekspordiallikas on huumor. No nii ongi, noh. Ühesõnaga meie piirkonna suurim tugevus on ikkagi siis lootus ja lootmine, et järgmine aasta tuleb ilus. Vana hea. Mulle väga meeldib, et te mõlemad toote välja sellised psühholoogilised tugevused. Säilenõtked, härrad. Mis näitab ehedalt selle ära, et põllumajandus ei ole mingisugune tuim masina ja taimekasvuala, vaid see on ikkagi kunst ka omaette. Kindlasti, jah. No just. Igatahes, härrased, meie aeg siin mõnusas kabiinis on otsa saanud. Täname teid jällegi mõtete ja teie aja eest ja no loodame, et siis järgmine aasta saab parem. Loodame. No iga aasta loodame ja isegi, et homme loodame, et homme oleks ka parem. Absoluutselt. Praegu on pilvi näha, äkki homme päikestki näha. Väga lahe. Nii, aga meie siit tõmbame korraks nii-öelda pildi tasku. Oleme tagasi paari minuti pärast, ära veel kuskile kao. Räägime siis kohe varsti ka, kuidas teadur ja põldur käed löövad.